Tere, mina olen Märt ja ma tahaks rääkida natukene numbritest. Eriti siis sellest, kuidas erakondadele meeldib numbreid välja mõelda ja siis neid inimestele ette sööta niimoodi, nagu neile mugav on ja kuidas neist nagu hea pilt võiks jääda. Kindlasti te mäletate seda, et ma ilkusin Martin Helme kallal natukene, sellepärast et ta ütles, et Eestis on Sirbi lugejaid 0,002%. Kui ma tõin välja reaalse protsendi, mis, kui ma ei eksi, on tegelikult 0,2, siis minu suunas visati üks väga lollakas statement. Ja nüüd jätke see statement endale palun meelde, sest et ma tulen selle juurde tagasi veel pärast. Mulle öeldi siukene asi, et kui tegu on vähem kui 1% erinevusega, siis kas see on üldse tähtis? See on muidugi parafraseering, aga põhimõte, mulle vist 2 või 3 korda alusel kirjutati seda, et see on vähem kui 1%, et kuidas see oluline on nagu põhimõtteliselt. Siis tegelikult nüüd siin kohas ongi nagu see, et jah, see on tegelikult väga tähtis. Nüüd ongi need, kuidas numbrid esitada. 0,002% on 26 inimest. Sirbi tellijaid oli tegelikult üle 2000, mis tähendab seda, et tõesti, jah, protsendiliselt on see erinevus tohutult väike, aga kui panna nii-öelda reaalse numbrina 2000 inimest versus 26, siis see vahe ei ole nii pisike. Et selles mõttes, kas on nagu vahet, mina ütlen, loomulikult on vahet, et tegelikult 0,002% ja 0,2%, need on tegelikult, kui me räägime arvudest, need on väga-väga suured selles mõttes. Aga olgu, selge, lähme edasi. Et tegelikult selline pendeldamine siis nagu protsentide ja nagu mulle meeldib öelda, siis reaalsete arvude vahel on tegelikult väga tavaline. Et te kindlasti mäletate seda, et eelmine aasta siis 2 erakonda, EKRE ja Röe, täiesti aus viga, et EKRE ja Röe organiseerisid ühe meeleavalduse, kus kohas nad lajatasid, et 80% eestlastest on massiimmigratsiooni vastu. Nüüd ma ütlen nagu kõrvalepõikena, ütlen seda, et tegelikult massiimmigratsioon on hoopis midagi muud kui see, kui me võtame vastu 500 või 1000 pagulast, et see ei ole massiimmigratsioon. Aga niimoodi mängitakse jälle emotsioonidega, väites, et siia tuleb massiimmigratsioon, mis on meelevaldne liialdus. Aga jätame selle võib-olla mõneks teiseks korraks. Et jah, tõesti, on üks Õhtulehe artikkel, mul siin ka praegu ees, mis on siis 12. oktoobril 2015 tulnud välja ja siin ütleb Kristiina Ojuland, oleme ummikus. Üle 80% eestimaalastest on pagulaste ja muude illegaalsete immigrantide sisselubamise vastu. Ühesõnaga, Kristiina Ojuland ütleb seda, et mis puudutab pagulasi, siis 80% on nende vastu. Nüüd on see koht, kus me hüppame selle aasta, ehk siis 2016, juunikuusse, kus EKRE viis Riigikogule ligi 40 000 allkirja, mis olid massiimmigratsiooni vastu. Nüüd siin on väga oluline ära märkida, et 40 000 kõlab väga-väga suurelt. Täpselt samamoodi nagu 80% kõlab väga-väga suurelt. Paraku on siin nagu üks väike probleem, et 40 000 allkirja on Eesti rahvastikust circa 3%. Et mul tekib nüüd küsimus, kus kohas on ülejäänud 77% allkirjad. Et nagu siinkohal mul tekibki küsimus, et kas ma pean veel kuidagi nagu tõestama seda, et Kristiina Ojuland lihtsalt ajab suust täieliku sitta välja. Ma ei usu, Ja loomulikult ei ole see veel kõik, sest et uueduudised.ee lasi alles hiljuti välja sihukese artikli, mille pealkiri on järgnev. Delfi küsitluse kohaselt soovib enamik inimesi järgmise Eesti presidendina näha Mart Helmet. Nüüd see pealkiri ise on piisavalt meelevaldne, et ühele lollile valijale jätta täpselt selline mulje, et see väide on üldse kuidagi õige. Faktidest ka nüüd siis natukene. Küsitlusele vastas 9436 inimest.
kellest 45% hääletasid siis Mart Helme poolt, mis teeb siis circa 4200 häält. Nüüd pöördume tagasi pealkirja juurde. Delfi küsitluse põhjal on põhimõtteliselt, nad ütlevad, enamik inimesi soovib Mart Helmet näha järgmise Eesti presidendina. Nüüd Delfi küsitluse baasil jõuda sellisele järeldusele on ikka täiesti meelevaldsuse tipp. Ja kõige hullem asi on see, et see tegelikult töötab. Ja see töötab, sest et ma loen ette 2 kommentaari või ühe kommentaari alguse. Üks kommentaar on selline. Sellest küsitlusest järeldub ka selgelt, millist erakonda soovitakse ühtlasi ka riiki juhtima. Ja teine kommentaari algus, esimene lause, küsitlus näitab rahva toetust. Ei näita, mitte sittagi ei näita, sest et Mart sai 4200 häält. Ta ei saanud Eesti rahvastikust 45% hääli. Ta sai 9436 inimesest see 45%. Kui me räägime Eesti rahvastikust, siis Mart sai kõigest 0,3% Eesti rahvastiku häältest. Nii, nüüd teeme väikse tagasivaate. See on vähem kui 1%. Kas see on kuidagi tähtis või? Nüüd mõtlev vaataja pani kindlasti tähele seda, et ma kasutasin protsenti. Ma ütlesin 0,3% Eesti rahvastiku häältest. Ja ma ütlesin seda sellepärast, et see jätab oluliselt marginaalsema mulje kui 4200 häält. Ma tegin praegu täpselt seda sama asja, mida poliitikud teevad. Et 0,2, seal on taga see protsendimärk, aga me kuuleme numbrit. 0,2, vähem kui pool. Nagu ühest. 0,2 versus 4200. Saate aru, mida ma mõtlen? Loomulikult siin on ka selline probleem, et artiklis on öeldud, et küsitluses osales 9436 inimest. Tegelikult ma olen täiesti kindel, et see on vale. Sest et kui inimene tahab ja kui inimene oskab, siis ta saab ühel küsitlusel, ühel Delfi või Postimehe või mis iganes online poll. Ta saab seal tegelikult vastata nii mitu korda, kui ta ise tahab, kui ta oskab seda teha. Numbrid. Alati, kui te kuulete protsenti, siis alati uurige järgi, mitu inimest see tegelikult on. Sellepärast, et protsentidega on jube hea mängida. Ja just täpselt samamoodi öelda, et meid on 80% eestlasi on massiimmigratsiooni vastu ja siis viiakse 40 000 allkirja ja mõtled, ongi päris palju allkirju, mis tegelikult ei ole 80%, aga on 3. Numbrid. Poliitikud ja numbrid. Ja selles ei ole süüdi ainult röe või oli see nüüd roe. Ei, ikka vist röe. Selles ei ole süüdi ainult röe ja EKRE, seda teevad kõik teised erakonnad ka. Numbritega mängitakse, meiega mängitakse. Palun ärge laske endaga mängida. Ma olen Märt, kohtume järgmine kord. Tšau.